mida, kui te hakkate seda inimesed rakendama minu elus, kui ma sellest teadlikuks sain, sellest tähendusest, mida küllus tähendab, võime teha seda, mida sul on vaja teha just, mitte mida sa tahad teha, mida sul on vaja teha, siis kui sul on vaja seda teha. Kas seal oli rahaga midagi seotud? Ei olnud tegelikult ju. Oli vaja üks arve maksta ja mul ei olnud selle jaoks vahendeid ja mul tuli üks teadmine, et okei, ma küsin sellelt inimeselt lihtsalt praegu ja kuu lõpus, kui ma palk tuleb, siis ma maksan sellele inimesele tagasi. Ja siis ma olin kindel, et see inimene saab mulle anda ja kuna ma olin täpselt sellel samal hetkel mentorprogrammis, kus põhimõtteliselt millele me pühendusime, oli see, et me võtsime enda tundeid omaks või tundsime neid lõpuni, neid laenguid, mis teatud olukordadega üles võivad tulla. Siis ma terve päev põhimõtteliselt istusin ja nagu ootasin kuni õhtuni välja, et põhimõtteliselt viimase hetkeni, sest mul oli selle päeva õhtuks vaja see maks ära teha, et ma üritan selle lõpuni tunda ja siis vaatan, kas mu reaalsuses päriselt muutub, kui mina muudan enda olekut ehk siis sagedust. Ja ühesõnaga ma läksin õhtuni välja, küsisin raha, seda raha ma ei saanud. See lõi üles sellise häbi ja süütunde, et see sõna otseses mõttes surus mind nagu 4 käpukile maha niimoodi, et mul oli nii raske hingata ja mul oli nii räme vastupanu, kuna see on hästi madala võnkega tunne, siis see on nagu siukene tunne, et tahaks ära surra põhimõtteliselt. Sest lapsena on seda häbi ja seda süütunnet meelet, häbi ongi üks kõige madalama võnkega tundeid. Ühesõnaga seda alla surunud, see võttis mul mingi 3-4 tundi aega, siis see lõpuks ära laustada. Ühesõnaga küsisin teiselt inimeselt lõpuks neid vahendid, maksin selle makse ära, tundsin selle tunde lõpuni ja järgmine päev, kui mul oli see 0 eurot kontol, siis ma tundsin ennast vabamalt ja õnnelikuma nagu kunagi varem. Kuigi terve eelnev elu ma olin nagu arvanud, et see, mis summa mul pangakontol on, määrab ära selle, kuidas mina ennast tunnen ja mis on minu olek.